Armsad ametiõed ja ametivennad, kõigepealt tahan teid tänada selle suure au eest, mis mulle osaks langes eelmisel vaimulike konverentsil. Nimelt, ma ei olegi seda saanud teile avalikult osutada, seda tänu. Sellepärast, et ma olin eelmisel korral terviseprobleemidega eemal ja nii et suur tänu, kallid sõbrad. Ja kui ma mõtlesin täna, millest siis see lauakõne pidada, siis oli mul südames pidada kõne püha vaimu viljadest, mida teatavasti apostel Paulus nii ilusasti Galaatia kirja 5. peatükis 22. ja 23. salmis loendab. Ja valisin neist välja isegi 3 esimest: armastus, rõõm ja rahu. Aga siis hakkasin mõtlema, et see oleks nagu lahtisest uksest sisse murdmine. Et küllap teate ju kõik, et tõeline armastus, tõeline rõõm ja tõeline rahu tulevad Jumalalt. Inimlik armastus, inimlik rõõm ja inimlik rahu on aga poolikud ja seal võib vahel petta saada. Ja siis ma mõtlesin, et mis mulle praegu armastust, rõõmu ja rahu pakub. Ja otsustasin rääkida sellisel teemal nagu praostkond. Nii imelikkusega ei ole, et ma sellest räägin. No, praostkond on minu vaimulik kodu. Ja kui nüüd keegi mõtleb oma südames, et kuidas nii, et kas siis kogudus ei olegi minu vaimulik kodu, siis ma ütleksin niimoodi, et loomulikult kogudus on minu vaimulik kodu, aga praostkond aitab vaadata seda vaimulikku kodu nagu laiemalt. Et ma võtaksin kasutusele uue mõiste vaimulik sugukond, kui meenutada ka loodusteadusest pärit klassifikatsioonisüsteemi. Ja sellest sugukonnast ma tahaksingi rääkida. Tänavu veebruari alguses tähistame meie Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Valga praostkonna 100. juubelit. Ja mõned teist on ka saanud kutse nendele üritustele, mida me tahame korraldada. 3. ja 4. veebruaril 1926 toimus Valga Laia tänava pastoraadis Leeri saalis Valga praostkonna esimene sinod. Ta juhatas tollane Võru praostkonna praost Friedrich Wilhelm Ederberg. Ja ta valitigi samal sinodil siis Valga praostkonna esimeseks praostiks. Mina olen selle praostkonnaga sellest 100 aastast umbes veerandi kokku puutunud. Ja sellepärast ma peangi seda oma vaimulikuks koduks. Ja ma tahaksin sellest vaimulikust kodust ja sugukonnast nüüd rääkida, mis mulle selles armastust, rõõmu ja rahu pakuvad. Sellel vaimulikul kodumaal ja vaimulikus sugukonnas on oma loodus. Seal on mäed ja orud, seal on jõed ja järved, seal on maanteed ja metsarajad, seal on lossid ja hurtsikud, mõised ja kirikud. Seal on jumalateenistuse pidamise tava, arusaam liturgilisest korrast, isegi teatud maailmavaade maailmale ja kirikule, mis on sündinud paljude aastakümnete jooksul. On nii nagu Kristuse ihus ikka oma autud ja aulised liikmed. Nii. Aga ma tahaksin täna rääkida veel oma kõnes mõnest aulisest liikmest. Kõigepealt meie praostid, keda on kokku tänaseni olnud 11. Esimest juba mainisin. Pärast teda tuli ametisse Johannes Oskar Lauri, hilisem nii nimetatud punktidega ELK piiskop, peapiiskop.
seejärel August Ein lühikest aega, Jaan Maior, Richard Sisask. Ainult 6 aega oli praost Jaan Audova ja siis pikalt Eduard Kalda, Valter Vaasa ja viimasest 3 praostist, kes elavad, ma nimetaksin ära ainult Peep Audovat, kes on praegu Valga hooldekodus ja tähistab 2. veebruaril oma 60. ordinatsiooni aastapäeva. 2 viimast praosti on koos meiega täna ja neid ma ei nimeta. Kõik vaimulikud praostid on olnud selle vaimuliku sugukonna pealikud, hoidnud seda koos nii hästi halvasti, kui neil on see välja tulnud ja kuidas olud on võimaldanud. Võiks öelda, et nad olnud esmased piksevardad, kes on välgu tabamuse vastu võtnud ja on ka muidugi kujundanud seda vaimulikku sugukonda oma näo järgi. Aga tahaksin ka rääkida kultuurist meie praostkonna territooriumil ja ma mõtlen siin ka naaberpraostkondi, sest need on meist vanemad. On elanud palju aulisi liikmeid, kes kõik, tõsi, ei ole olnud Valga praostkonna hingekirjas, aga nad on vähem või rohkem oma panuse andnud Eesti kultuuri ja riiklusse. Me võime nende üle oma praostkonnas uhked olla. Ja ma nimetan mõningaid inimesi, kelle tõttu me oleme Valga praostkonnas uhked. Meil on töötanud, elanud või siin ka sündinud kirjamehed Andreas ja Adrian Virginius. Adrian Virginius oli ju märter vaimulik, kelle venelased tapsid Tartus, lõid tal pea maha, kuna ta oli vastu hakanud koos koguduse liikmetega Vene armeele Põhjasõjas. Käsu Hans, kes on kirjutanud lugulaulu Oh mu vaene Tartu liin. Johan Hornung, kes on palju kirikulaule tõlkinud, muu hulgas Joachim Rossinius, hariduse andja Kilian Rauschert, kes on rajanud Sangaste ja Laatre koolid, kirjanikud Jaan Latik, August Kailit, psühhiaater Juhan Luiga, luuletajad Ernst Enno, Ado Reinvald, Friedrich Kuulbars, Hendrik Visnapuu, Martin Lipp, Peeter Sink, Ain Kaalep, Eesti Rahva Muuseumi asutaja Jakob Hurt, heliloojad Aleksander Läte, Marje Sink, Eduard Tubin, Aleksander Tomson, laulja ja näitleja kõigile meile armas Köster filmist Kevade Endel Ani, nahakunstnik ja selle koolkonna rajaja Eduard Taska, kunstnik Konrad Mägi ja kunstiteadlane Leo Soonpää, sõjamehed kindral Ernst Põder, kelle ema on sündinud meie kihelkonnas Nõos ja kelle mälestusrist on meie kirikus, kes ka meie territooriumil võiks öelda sõdis Landesveri sõjas. Aleksander Kruus, Nõo õpetaja ja Vabadusristila kavaler, õppursõdur Johannes Luiga, kes langes 14-aastaselt Sänna lahingus. Teoloogid Heinrich Johann von Jannau, Rudolf Kallas, kes pühitses Otepääl meie rahvuslipu, Ago Viljari, keda te ise ju tunnete Usuteadusinstituudist, ja Peep Audova, keda juba on mainitud. Märter pastor Richard Wühner ja tema isa, üks tähtsamaid ärkamisaja tegelasi Jakob Hurda kõrval, Hans Wühner. Aga Läti poolt ka inimesi, Jaanis Simse, kes on meie koolipapade koolkonna rajaja, võiks ütelda Valmeres ja Valgas. Küllap on kogudustel veel palju tegelasi
kes mulle siinkohal meelde ei tulnud ja keda austatakse seal. Aga tähtis on see, et meil on nende kaudu side oma minevikuga, oma rahva ja riigiga. Ja see ei olegi luterlikust perspektiivist nii vähe oluline. Ja lõpuks koosneb ju praostkond ka suuresti kihelkondadest, mis on meie rahvusliku identiteedi aluskivid, oma keele, oma rahvariiete ja oma kommetega. Kõik see on Jumala kingitus ja see toob minu südamesse suure armastuse, rõõmu ja rahu. Jääbki lõpuks hüüda, elagu vaimulik kogudus, vaimulik perekond kogudus, elagu vaimulik sugukond, praostkond ja elagu meie vaimulik kodumaa. Ja muidugi elagu see vaimulik kodumaa, kuhu Jeesus Kristus meid kunagi lõpus viib, kui ta näeb meie südame ususku olevat olnud. Tänan tähelepanu eest.